nagu ütlesin, et tahan täna püsida nagu selles, mida issand on andnud. Ega seda alati nii lihtne teha ei ole, vahest mõte tahaks minna ka kuskile rändama, aga püüan täna sel õhtul Jumala abiga lihtsalt olla nende mõtete ja sõnumite juures, mida olen issandalt ka saanud. Ja teen siin lahti kõigepealt Hebra kirja 12. peatüki ja loen sealt esimesed 2 salmi. Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid. Ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja nüüd on istunud Jumala trooni paremale käele. Ja võtan ka Peetruse teise kirja 1. peatüki salmid 10 ja 11. Seepärast, vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial, sest nõnda võimaldatakse teile takistamatu sissepäev meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki. Aamen. No täna räägin sellest Jumala kutsumisest ja valimisest, mida ta tegelikult teeb. Ta kutsub inimesi, ta valib inimesi ja kiitus Jumalale, et ka meie võime olla tegelikult nende hulgast. Ma usun sedasi, et mitte ükski täna, kes me siin oleme, ei ole nagu väljaspool seda määratlust, mida ma praegusel hetkel lugesin, sest et kui issand on meid kutsunud, ta on meid päästnud, siis me kuulume tegelikult selle rahva osa hulka, kelle jaoks see just nõnda on. Aga nüüd on nii, et milleks me tegelikult siin selles maailmas oleme? Jumalal on kõik tegelikult eesmärgi kohane. Mida ta teeb, tal on oma eesmärk. Ja sellepärast on see nii, et ka väga tähtis on see, et ära mõista, et milleks meie siin maa peal oleme. Kas need on suuremad või väiksemad ülesanded, mida me teeme, see ei ole tähtis, aga väga tähtis on see, et me tegelikult oleksime oma õige koha peal. Üks on kindel, et sõdureid on rohkem kui kindraleid. Ma usun seda, me mõistame kõik. Ja sellepärast on see nii, et valdavas osas me oleme, enamus olemegi sellist võiks ütelda, üsna tavalist Jumala rahvast. Ja sellepärast ärgu see meid absoluutselt häirigu. Siin on vahest on niimoodi, et need, kes nagu, silma paistavad ja need vahest tahaksid nagu kiskuda meidki nende mõtete juurde, aga kiitus Jumalale, et täna võime tema sõna kaudu tegelikult lihtsalt otsida seda, ja olla nagu rahul sellega, kuidas tema meie elu korraldab. Et siin spordimängudes sellise pildi sain ka, et on näiteks on jalgpall. Treener otsustab, kes saab väljakule ja kes jääb pingi peale istuma. Ja seda, kes seal pingi peal istub, seda ei öelda, et sa oled mingisugune pinginühkija. Sa oled varumängija ja kui on vaja, võib-olla tuled viimasel minutil ja lööd veel selle võiduväravaga, kui on tarvis. Ja sellepärast ja selles ei ole mitte mingisugust nagu alandamist või kui medaleid hakatakse jagama, siis saavad kõik pingi peal istuvad ka, nad saavad endale kaela. Kui sa oled juba meeskonda arvatud, siis sinuga on nii, kas sa seal üldse midagi tegid või teinud, ainult said istuda ja vaadata seda ja võib-olla vahepeal väikest sooja tead, et võiksid olla tegelikult valmis, kui kutsutakse ja kui ei kutsuta, siis ei ole ka veel mitte solvunud, vaid oled tänulik, et sa üldse meeskonnas oled. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et meie ka täna, kes me oleme siin, peame sellega leppima, mida meie ülemjuhataja teeb. Ja sellepärast, kallid, meie alistume eelkõige issandale ja peame talle olema kuulekad. Ja muidugi küsimus nüüd ongi selles, et kas me oleme alistumas talle, kas me oleme kuulekad talle, issand tegelikult seda väga vajab ja kindlasti see on ka kõige parim, eluvõimalus üldse meie jaoks, kui me oskame püsida selles Jumala kutsumises ja tahtmises, mida tema meile on plaaninud ja määranud. Jumal, kui ta inimese loob, piibli algus teeb meile väga selgeks, et ta loob inimese siia sellesse maailma, et inimene valitseks siin selles maailmas. Seal on need, selle loodu üle, mis siin selles maailmas on. Et inimesed muidugi lihtsalt oma patu langemisega on sellest kaugele läinud ja väga palju on tegelikult seda, et inimesed on praegusel hetkel selle maailmavürsti tahtmist tegemas, kes on tulnud tapma, hävitama ja röövima ja sellepärast, aga Jumal ei ole muutnud tegelikult oma soovi ega mõtet. Inimene on loodud ja ka uus loodu on selleks, kui me oleme nüüd need uued loodud, selleks, et me elaksime Jumala juhendamisel ja täidaksime tema tahet.
elu koos Jumalaga on tegelikult kõige parem. nüüd no piiblis on see nii, et no täiesti selgelt on niimoodi kirjas. Kui elati koos Jumalaga, no võtame kohtumõistjate raamatud või võtame seal ajaraamatud või kuningate raamatud, need kuningad, kes elasid koos Jumalaga, olid kuulekad, oli rahval hästi, oli inimestel hästi, kes elasid ilma Jumalata ja läksid Jumalast kaugele, siis oli asi palju halvem ja kehvem. Ja sellepärast on see on jätkuvalt nii. Ja see on täpselt on meie elus ka samamoodi. Kui me elame koos issandaga, on hästi, kui me ilma issandata elame, siis on tegelikult palju kehvemini. Ja sellepärast see on muutumatult on see nõnda. Me ei pea nagu tegelikult nagu seda nagu alati niivõrd meeles, sest no meile tundub, et näed, Jumal laseb päikest paista ja vihma sadada kõikide üle ja noh, ütleme, üldiselt me elame ju kõik kuidagi. Aga see Jumala parim meie jaoks on igal juhul siis, kui me elame tegelikult koos temaga. Kui me ei unusta teda, kui me ei unusta tema käest küsida ja seda kõigis nendes elu aspektides, mis iganes meil tegelikult vaja on. Ja see on riikide rahvaste elus olnud ka. Kahjuks on see niimoodi, et noh, näiteks, et Venemaal on ütleme, selline 1000-aastane ajalugu, ütleme, et kui see, ütleme, õigeusu ärkamine ja see asi ja ristimine ja kõik, mis toimus, ja siis nüüd, ütleme, see nagu Olga Kolikova ütleb sedasi ka just, et 150 aastat alguses ja 100 aastat ennem seda oktoobrirevolutsiooni olid need 2 ilusat aega. Üks, võiks ütelda, veerand ja 3 siis neljandikku sellest perioodist on niimoodi, et ei olnud nii hästi. Ja siis 250 aastat, kus oli tegelikult hästi. Ja lihtsalt nagu seda mõista, et kuidas me tegelikult inimestena võime nagu elada ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me ei oleks kuidagi nagu petetud. Koos Jumalaga on igal juhul on parem ja ma ütlen seda, see Eestimaa ei ole teinud seda kõige paremat niikuinii praegusel hetkel. Kui vabadus tuli, siis oli väga selge sõnum ja profeteeringud selle koha pealt, kui me läheme koos Jeesusega ja kui ei lähe, ja noh, ütleme mingil määral osad inimesed läksid, aga üldiselt ei saa me ütelda seda meie maa ja rahva kohta sugugi, et me rahvas on nüüd koos Jeesusega väga siin elamas. Aga näed, täna meie, kes me oleme, tuletame seda meelde. Kõik need näited piiblis on selleks, et me tegelikult nagu õpiksime ja noh, ütleme, et me mõistaksime. Ja see on jätkuvalt, on see riikidele, rahvastele, see on meestele ja naistele. Seda on praegu õige niimoodi väga ka ütelda sedasi, et nii kaua, kui me siin maa peal oleme ikkagi need mehed ja naised, see on kogudustele, kõige parem on kogudustele see, kui issanda koguduse keskel. Sest et Jumala sõna näitab väga selgelt ka seda, et kogudus võib olla nii ka elamas, et issand on ukse taga. Ja see ei ole mitte mingisugune, noh, ütleme, eriline asi, me näeme sedasi, et kas või sealt ilmutuse raamatus, ma olen ukse taga, ma koputan, et laske mind ka sisse ja sellepärast inimesed suudavad ka koguduste elu elada niimoodi, et issandat nagu vaja ei ole. Ja sellepärast, kallid, need on kõik tegelikult väga tõsised hoiatused, aga kindlasti väga erinev on see, kui issand on meie keskel ja kui meie keskel issandat ei ole. Kui meil on lihtsalt jutud issandast, see on üks asi, aga kui issand tuleb meie keskele, siis on täiesti teine lugu. Siis, noh, ütleme, et palju juttu ei olegi vaja, siis me lihtsalt kogeme ja siis me lihtsalt mõistame, kes on issand ja kui püha ta tegelikult on. Ilma Jeesuseta ma ei saa. Noh, Johannese evangeeliumi 15 seal ütleme peatükk, eks, see viinapuu lugu. Ilma minutid ei saa mitte midagi teha. Ja no ütleme, et nii ja naa võiks ütelda, näed, et kui ma just ütlesin, et inimesed saavad elada ilma issandata, aga ma mõtlen seda, Jeesus räägib sedasi, et seda vilja kandmist ja seda tõelist tulemust, mida Jumal tegelikult tahab, seda me küll ilma temata ei saa. Me võime siin ilma Jumalata elada ja noh, ütleme, ja noh, ütleme, et ja üldse inimene, vaata, kui ta mõtleb sedasi, et noh, et osad on niimoodi, et noh, ütleme, me oleme ateistid, et me ei usu üldse tead Jumalat ja elame ise ja oma jõuga. Teate, niikuinii me ei ela oma jõuga. Me vajame kõiki inimesi, kes on ümberringi, võiks ütelda teisi inimesi, väga palju nende abi. No sünnist saadik, kui me sünnime, mitte ükski laps ei jääks ellu, kui teised teda ei aitaks. Mitte ükski loom, mitte ükski linnukene, mitte keegi ei saa hakkama ilma selleta, kui teda ei aidataks. Ikka on see hoolitsus vaja kellegi teise poolt. Ja sellepärast ja see esimene periood on niimoodi, et kus on väga vaja. No ütleme, laias lastus võib ütelda, et inimese selliseks üleskasvamiseks läheb oma 20 aastat. Ja noh, kus ta peaks tegelikult tugevalt juba nagu ka valmis olema iseseisvasse ellu astuma. Aga kuni senini on, noh, ütleme, väga vajalik, ütleme ka selline kõik need vanemad ja õpetajad ja igasugused hoidjad ja kõik, kes loovad tegelikult nagu seda võimalust, et inimene võiks kasvada, võiks areneda, see on niivõrd oluline tähtis. Aga no ütleme, kuni elu lõpuni on niimoodi, et ega me ei saa niimoodi, et ainult
ainult ise. ja sellepärast, et noh, et ütleme, et mida meist keegi saab ütelda, et see on nüüd jäägitult see mina ise, mis ma tegin. No seda on, no ma ei tea, seda on nii pisut tegelikult, mis on, peaaegu ei olegi, sest kõik on teistega seotud ka. Istud selle tooli peal, no kust me teame, kes seda tegi, see on Nõukogude ajal tehtud ja Vineeri mööblikombinaat tegi seda Tallinnas ja väga hästi tegid ja vaata, kus püsivad oma 50 aastat ja nagu mingid probleemid, püsivad need toolid ja asjad on. Ja sellepärast nii see on, autoga tulid, ise tegid või, ei teinud, kõik on, nagu võiks ütelda, ei jalanõud, ei värgid, noh, ütleme, kui sa pole ise neid kasvatavust viiskusid teinud, eks, aga pole keegi siin nendega täna siin, ikka kuskilt mujalt on need hangitud. Ja kõik meie söök ja asi, noh, ütleme, et midagi me võib-olla kasvatame ise, aga kui palju tegelikult me saame kuskilt mujalt ja just ka teiste inimeste abiga. Ja nii see on. Ja nüüd on nii, et nii kui jõudsin selle 20. eluaasta juurde, no ütleme, et seda võib täitsa nii võtta, sellepärast et vaata, Iisrael, kui ta oli kõrbes, siis see pandi see 20 aastat pandigi nagu siis piiriks. Et nagu see vastutuse moment tekkis, kes on 20 aastat ja vanemad, need vastutasid ja need, kes olid nooremad, need siis pääsesid sellel hetkel ka tõotatud maale, nemad vastutust ei võtnud rahva käitumise pärast. Nüüd on niisugune lugu, et kas, kui valmis me tegelikult oleme nüüd nagu hakkama seda elu päriselt elama, mida tegelikult issand meie käest ootab. Ja sest, et issand tegelikult ootab ja vaata, kui ruttu tegelikult see asi läheb meie elus. No vanasti läks veel rutem. No enamuses oli nii, et ma ei tea, ikkagi kui vana aja lood, ütleme, olid ikka, et noh, 6-aastaselt mindi karja ja sealt hakkas juba tegelikult asi pihta. Noh, ja mis meie 6-aastased teevad, eks praegusel hetkel, no see on natuke teine lugu, karjas nad küll ei ole. Ja sellepärast on see nii, et aga ütleme, et see oli aeg tegelikult, kus vastutust võeti üsna ruttu. Ja mingis mõttes muidugi peavad võtma vastutust, need lapsed, kes on vanemad peredes, noh, ütleme, nad võtavad vastutust nende väiksemate eest, kes sinna sünnivad ja see kõik on tegelikult omal kohal, isegi see on omakorda hea treening, aga no eks sellest peab ka olema tark, et laps on ikkagi laps ja nii, et neid asju tuleb nagu selliselt ka mõista, et vastutust ikka päriselt lapse peale panna ei saa, jääme selle juurde, me näeme sedasi, et see Jumala poolt on ka ikkagi räägitud, et kui sa saad täiskasvanuks ja et lapse iga, seda ka ei tohi tegelikult ära röövida ega ka võtta. Nüüd on niimoodi, aga nüüd, kui nagu ütlesin, et kui me elame koos Jumalaga, siis on igal juhul on tegelikult on elu parem ja on kergem. Ja sellepärast, kallid, see võib tunduda niimoodi, noh, et kuidagi väga omakasupüüdlik, et tuleme Jumala juurde, et me elust kergemini läbi saaksime. Aga põhimõtteliselt, no see on nii. Aga selles on ka see teine külg tegelikult, kus me saame üsna siin ka selles elus nagu kannatada ja sellepärast tulen varsti selle juurde ka. Ja kui me ellu tulevad raskused, siis paljud inimesed mõistavad, et on Jumalat vaja. Paljud hakkavad palvetama, siis paljud hakkavad otsima Jumalat, teda appi hüüdma, noh, ütleme, toimub selline asi. Kui üldiselt läheb elu kuidagi nii lihtsalt, siis võib-olla inimesed seda väga ei otsi ja püüavad ise kuidagi hakkama saada. Aga tegelikult issand ootab, et me oleksime kontaktis temaga. Nagu seal, ütleme, Jeesus räägib selle Viinamäe tähendamissõna. Miks te ilma tööta istute? Minge Viinamäele tööle. Ja sellepärast, kallid, täna ka on selline lugu, et nagu seesama mõte selle koha pealt, et mida me oma eluga teeme. Sest et vaata, Jumal on kõigi jaoks meile kinkinud mingisuguse oma plaani, ta on andnud meile oma anded ja talendid ja võimalused ja aja, kus me elame, ja ta tegelikult ootab meie käest, et meie ikkagi kasutaksime seda, mida tema on meile andnud. Et me kasutaksime igat oma seda, võiks ütelda, eluperioodi. Elu on muutuv, vaata, oled noor, pead õppima, kas õpid hästi? No tuleb õppida, kui oled noor. On aeg, kus tuleb tegelikult õppida ja osad kahetsevad, et olid laisad õppimise ajal ja ega seda kõike enam järgi ei tee, kui sa seda ei viitsi õigel ajal teha. Siis tuleb see aeg, kus tegelikult on see, et tuleb hakata tööd tegema ja tulebki tegelikult tööd teha. Piibel räägib laiskuse koha pealt väga, väga selget juttu, et see on üks kohutav tegelikult asi, et see nõnda mitte olema ei pea. Ja sellepärast on see nii. On aeg, kus tuleb lapsi kasvatada, on aeg, kus tuleb tegelikult abielluda. Ja sellepärast on see nii, et see on Jumala plaan. No apostel Paulus kirjutab, et mõnel on ainult mitte seda teha. No hea küll, ma ei hakka täna nagu seda arutama. Üldine Jumala soov oli see, et inimesel ei ole hea üksi olla. Ja sellepärast on see nii, et ja Jumal on soovinud sedasi, et see väga loomulikult tegelikult kujuneks. Ja sellepärast, kallid, see on niimoodi, et kes kasvavad Jumala koja keskel, siin on niimoodi, no need abiellumise mõtted peavad varakult tegelikult pähe tulema. Sest et see on Jumala tahtmine. Sagu teid palju ja sellepärast on see nii, et see on Jumala soov. See
see on tema soov, et inimesed oleksid taevas. Taevas ei ole teisi inimesi, kes ainult kui need, kes on maa peal sündinud. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumalal on väga tegelikult vaja. Jumal on väga huvitatud kõikidest inimestest, kellele elu tegelikult siin maa peal kingitakse, sest siit tegelikult sellele uuele taevale maale lähevad inimesed. Seal ei ole enam mehed ja naised, et hakkame seal sünnitama, et vähe rahvast on tead või. Absoluutselt ei ole. Ei, see Jumala programm täitub siin selles maailmas ja sellepärast on see niivõrd tähtis ja oluline asi. Ja sellepärast ma ütlen, et ma ei saa vahest nendest inimestest aru, nagu kes venitavad ja viivitavad oma abiellumist ja värkidega. Täielik mõttetus on tegelikult, ei tea, mis asja mõeldakse selle asja all, aga see on täiesti tegelikult vale. Sellepärast, et see ei ole absoluutselt nii. Kingib Jumala armastuse, seal ei ole mitte midagi, seal tuleb usaldada seda ja tuleb tegelikult asuda teele. Ja sellepärast on see nii, et täna ütlen ka selle koha pealt, aasta lõpeb ära ja osad inimesed on jätnud oma võimalused kasutamata. Ja tegelikult on see, ja neid sa tagasi tegelikult ei tee. Sellepärast, et kui sa jätad tegelikult teatud asjad, jätad tegemata just nagu selles osas ja ma ütlen sedasi, ka selles osas, ka see on tegelikult on täiesti, võiks ütelda, Jumala tahtmine. Vaata, Jeesuse sugupuu ka, ma ei hakka täna seda lahti tegema. Seal on inimene inimese järel, mehed, naised, kes abielluvad, kes sünnitavad ja seal ei tohi olla mitte ühtegi tühja kohta. Ja mõni koht või meile tundub nagu nõrgem sedasi, et polnud nii puhas või oli niisugune, mina ei tea, patune, ega me kõikidest niikuinii ei tea. Aga küsimus on, me näeme selles, et vaata, tühja kohta ei saa olla. Et meie saime siia ilma sündida, siis ei ole mitte ühtegi tühja kohta. See on järjest, kogu aeg on inimesed sünnitanud, abiellunud, see on järjepidev tegelikult olnud. Ja sellepärast on see nii, et kallid, ma olin kord ühel matustel, siin kunagi üks surnumatja siin Võrus ütleb niimoodi, et ma olen oma suguvõsast viimane. Matja siis sealt teist inimest sellel hetkel. Mõtlesin, et mina küll olen teistmoodi, et mul on ikka lapselapsi ka. Tead, et ma ei ole mitte siin viimane praegusel hetkel oma suguvõsast. See ei ole mingisugune õnnistus. Me näeme sedasi, et kallid, Jumala tahtmine tegelikult on, inimesed on rahvas ja eriti ta on tõotanud seda õigetele. Ja ma täna räägin kutsututele ja valitutele. Ja sellepärast on see niimoodi, et see puudutab tegelikult õigeid inimesi ja me ei tohi olla tegelikult selle maailma meelsusega. Ja sellepärast me näeme sedasi, et kui nõukogude ajal oli niimoodi, et oli kellel oli suurem pere, siis läksid arsti juurde, sul on nagu jalgpallimeeskond ja arstid ütlesid ka vahest nagu mõnitavalt. Ja ütleme, et kui abikaasaga läks ka esimese lapse puhul ainult öeldud, et aborti, kas tahad teha. Kõikide teiste sündide järgmise korral alati arst küsib sedasi, kas tulid last hävitama, kui läksid ennast raseduses kirja panema. See on selle maailma võtteviis. Lihtsalt on harjutud sedasi, et kuule, et mis nüüd inimesi tead, et nüüd võtame need järjest kõrval maha tead ainult ära. Aga kallid, see on täiesti tegelikult vale. Jumala tahtmine on nagu selle koha pealt ja sellepärast üks see mõte on ka abielud ja nende asjade koha pealt on tegelikult täielik Jumala tahe. Sest et inimese loomisel luuakse mees ja naine ja see ühe kindla eesmärgiga, et nad elaksid ja oleksid Jumala tahtes just ka oma selle pereelu ja ka laste sünnitamise kaudu. See ei ole kerge. Ja ma usun sedasi, et kõik, kes siin praegu lapsi kasvatavad ja teavad, see ei ole kerge, kui sul on mitu väikest ja kui sa nendega oled ja vahest pead öösel üle olema ja kui nad on haiged ja mis iganes, see on koorem. Aga koos issandaga on see kergem. Tulge minu juurde ja te leiate hingamise ja see koorem ei ikke. Ja sellest ma kallid räägin praegu nagu see üks osa Jumala tahtmisest on nagu see, et tegelikult, et inimesed et täidaksid seda Jumala tahet. See on Jumala plaan, ütleme, et hakkad piibli algusest lugema, siis ei peaks ju kaua minema, et kui sa leidsid sedasi, et Jumala tahtmine on see, et abielu ja inimesed ja lapsed ja sünnid. Ja siis mõeldakse, et miks neid sugupuusid kirjutatakse, seal on igav neid lugeda. Tead, aga oma värki sealt genist sa tahad vahtida küll seal, et kes sul seal oli kuskil ees. Ma ei tea, mulle saadetakse igasugused, et kõik on mu sugulased siin. Ma ei tea, et see järjest tuleb teateid, et kes su sugulane on, mina ei viitsi neid uurida. Aga kallid, ma ütlen seda, et Jumala tahtmine on see, et vaata, teid oleks palju ja sellepärast on see nii jätkuvalt, lõpetame aastat ja lõpetame siukest juttu ka rääkides. Ja vaata, kui me seda teeme, siis põhimõtteliselt me oleme ka, võiks ütelda, Jumala silmis tegelikult õige koha peal. Ja sellepärast on see nii, et aidaku meid Jumal ka, et need mõtted jõuaksid meieni, kellele abielu, kellele õppimine, kellele töötamine, kellele siis laste kasvatamine. Ja siis ma ütlen, viimaseks ütlen, et sain nagu selle mõtte, et see siis niisugused vaimulikud kutsumised. Muidu tahaksid olla kõik prohvetid ja evangelistid ja apostlid ja missionäärid ja kõik, mis pähe inimestele tuleks, et läheks ja teeks nagu neid asju.
asi on kaugel sellest, kui Efesuse kirja loeme, Paulus ütles, et jumal on mõned seadnud apostliteks, prohvetiteks ja karjasteks ja õpetajateks ja evangelistideks, mõned on seatud selleks, otseselt, kes on selle kutsumise all. aga kogu ülejäänud rahvas, tegelikult on see nii, et me oleme just niimoodi, oleme Jumala plaanides. Vaata, üks variant on nüüd veel, millest me räägime. Ja kes me oleme usklike vanemate lapsed. Ja nüüd on niimoodi, et ja kes te olete usklikud vanemad ja kellel on sündinud lapsed, siis see on üks teine kategooria tegelikult siin selles maailmas. Siis te olete need leevipojad. Sellepärast, et vaata, kui sa oled sündinud usklikku perekonda, siis sa ei ole sündinud maailma jaoks. No sa võid valiku teha, et lähed ära maailma, pöörad Jumala selja. See variant on tegelikult olemas, sellepärast, et et Adam oli Jumala poeg, aga Kain valis tegelikult selle tee, et ta tegelikult, oma kadeduse ja asjaga läheb täiesti patusele ja valele teele ja ega see elu tal kerge ei olnud. Aga praegu rõhutan veel kord nüüd ühte asja, kes on usklikest peredest ja sellepärast on see on nagu üks eriline tegelikult, kuidas ütelda, nagu seisus meie jaoks ja vastutus. Sa oled igal juhul tegelikult plaanitud sinna Jumala teenimisse. Sa oled plaanitud, et sa oleksid seal kuninga lauas. Vaata, kui seal oli, ütleme, kuningas Saulgi, sealt tuleb hästi kuidagi, tuleb see nagu välja sedasi, et kui Taavet seal lauas ei olnud, kus ta on, tead? Miks teda lauas ei ole? Et kus see Taavet on, tal olid omad pahad mõtted tegelikult Taaveti koha pealt, tahtis seda kiusata, aga vaata, kohal pidi olema. Hiljem me teame, et kui Taavet oma lauda kutsub inimesi, siis samamoodi see oli niimoodi, et kes sai üldse kutse, pärast seda need Barsillaid ja värgid ja üks kuule, ma nii vana, et ma enam siin ei taha, mul toit ei maitse enam ja et ma ei hakka tulema, tead, eks, nagu olid need omad probleemid, eks, ja et saatis kedagi teist. Aga kallid, me oleme tegelikult kutsutud kuninga lauda ja siis ma ütlen, väga hea, et täna sinu koht ei ole tühi. Kui sa oled täna tegelikult tulnud kuninga lauda, sellepärast, et mina ei ole sulle täna neid jutte rääkimas. Kuningas ise tegelikult on rääkimas, ütles, et kuule, täna õhtul räägid seda juttu. Ja sellepärast on see niimoodi, et aga seda sa saad tegelikult selles lauaosaduses lihtsalt kuulda. Ja sellepärast on see nii, et täna tuletatakse meelde kõikidele nendele, kes on sündinud usklikes peredes. Te olete, vaata, see püha presterkond, te olete kutsutud sellesse, ütleme, selle rahva hulka, sellepärast, et see on üks suur eelis tegelikult, sest et kõikidel inimestel ei ole, aga muudki rahvad ja teised ka tulevad ja ütleme, et Jumal kutsub igalt poolt tegelikult inimesi, aga meie oleme, võiks ütelda, nagu automaatselt ühe erilise kutse all juba. Ja nagu perede kaupa see käis, ütleme, et kas või Moosest mõtleme, eks tal oli vend Aaron, kõik olid ühe pere lapsed ja Mirjam ka veel. Rohkem me sealt perest nagu kohe ei oska ütelda, võib-olla oli seal veel kedagi. Aga põhimõtteliselt me näeme sedasi, et üks püha perekond, lihtsalt olid sellised, kõik olid asja eest, olid olemas seal. Ja ütleme, et kui võtame Abrahamit ja Iisakit ja Jakobit ja kõik, kes järjest need pered läksid, see kõik oli tegelikult oma koha peal. Ja nüüd on niimoodi, et aga see, kes teeb nagu, ütleme, sellise valevaliku, nii nagu Kaini juba nimetasin, siis täna ütlen sedasi, et vaata, kui sa saad usklikust perest, Kain sündis usklikus peres, sellepärast, et seal kahtlustki, sest et Adam uskus Jumalasse, ta oli Jumala poeg, ta oli seal mitte mingisugust kahtlustki, sest et kui me loeme sedasi, et temaga kuidagi teisiti oleks. Aga nüüd Kain teeb nagu selle valiku ja lihtsalt, et see Kaini valik on kehva, seda ma lihtsalt tahan ka praegusel hetkel lihtsalt nagu sõna kaudu nagu rõhutada. Ja vaata, kui ta oli lihtsalt oma vale valiku teinud, mille pärast ta vale valiku tegi, ta tegi nagu selle oma kadeduse pärast, sest et Aabeli ohver võeti vastu, ta läheb oma vennale Aabelile kallale, 1. Moosese 4. peatükk ja Issand küsis Kainilt, kus on su vend Aabel? Tema vastas, ei, mina tea, kas ma olen oma venna hoidja ja tema ütles, mis sa oled teinud, sinu venna verehääl kisendab maa pealt minu poole ja nüüd ole sa neetud siit maa pealt, mis on oma suu avanud, su venna verd sinu käest vastu võttes. Ja sellepärast, kallid, see on niimoodi, et vaata, kui seda ma lugesin, lihtsalt hirm tuleb peale. Vaata need vennatapusõjad, mis praegusel hetkel käivad, see veri kisendab. Ja sellepärast on see niimoodi ja saate aru, ma ei ütle praegu, kumb pool siis on nüüd see rohkem. Mõlemad on nad seda tegemas. Aga vaata selleks kohtunikuks selles asjas on tegelikult Jumal, mis on siin selles maailmas praegusel hetkel nagu toimumas. Sest et me saame aru sedasi, et inimesed elavad oma kuningate käskude all ja nii nagu sõna ütleb sedasi ka, et sa pead sõtta minema. Ja sellepärast see vastutus algab sealt ülemesest otsast, hakkab pihta. Eks meil oli nii, et algasime seda aastat, et 20. jaanuar, et 24 tundi või palju lubati, et sõda on lõppenud, eks nüüd hakkab aasta lõppema. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et aga see verehääl
see kisendab ikka ja see tegelikult toob needuse, toob tegelikult maale. Maa on suu avanud su venna verd sinu käest vastu võttes. Ja kui sa harid maad, siis see ei anna sulle enam rammu, sa pead selle peal olema ulkur ja põgenik. Ja sellepärast on see niimoodi, et me võime oma maa ära rikkuda, et et ka viljakas maa, mis sul võib olla, siis öeldakse, et see sulle lihtsalt enam ei anna. Lihtsalt see maa tegelikult kuuletub tegelikult Jumalale ja sellepärast on see nagu automaatselt, kas ta kannab palju vilja või öeldakse, et praegu stopp, tead, nüüd on kõrb. Nüüd sealt mitte midagi praegusel hetkel ei tule. No nii, ja pead olema siis ulkur ja põgenek siin selles maailmas. Ja kui palju tegelikult on need ulkurid ja põgeneke siin selles maailmas ja sellepärast on niimoodi, et kui me mõtleme, et kes siin ulguvad ja põgenevad, sest et on juhtunudki niimoodi, et keegi on nagu ulkur ja põgenik. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et ära ennast ise ulkuriks ja põgenikuks tee. Ja sellepärast on see niimoodi, et ära Eestimaalt ka jalga lase lihtsalt, et sa teed nagu selle otsuse oma peaga. Tead, ei, see on rumal, kui me tegelikult seda teeme. Aga vaata, kui on küüditamised, kui on sellised värgid või kui on selline olukord, et sa teised ei saa ja küüditatakse ja viiakse inimesi ära läbi Piibli ajaloo, näeme seda, kuidas need asjad sünnivad. No nii, ja siis Kain muidugi ütleb, et kuule, mu karistus on suurem, kui ma suudan kanda. Ja sellepärast, nii, Kaini loo jätame siia paika. Ja vaata, seal on see selline ilma Jumala juhtimiseta elu ja Patt sai tegelikult selle asjaga hakkama. No nii et aidaku meid Jumal, et me tõsiselt tegelikult võtaksime, kes me oleme tegelikult sündinud, võiks ütelda Jumala perekonda oma vanemate kaudu, usurahva keskele, see on tegelikult väga ja väga suur eelis. Ja sellepärast on see nii, et lapsest saadik, tunned pühakirju, et sa lapsest saadik saad käia Jumala kojas, et sa võid kasvada selles kohas, see on nii tohutu eelis tegelikult, mida teised inimesed tegelikult ei oska unistadagi, sellepärast et meile tundub see nii tavaline, et see just täpselt niimoodi ongi, et see on meiega nii läinud. Aga kiitus Jumalale, et täna pisut saame nagu sellele mõelda. No nii kui ütlesin, et enamus oleme need sellised inimesed, kes me oleme need lihtsad inimesed, aga siin on üks selline mõte, mida ma pühapäeval pärast Veiko jutlust nagu mõne mõtte ütlesin, aga sain nagu veel märgu anda, et ikkagi täna siin õhtul nimetan seda ka. Vaata, küsimus on nii, et me kuulume tegelikult, kui me issanda juurde tuleme, me kuulume Kristuse ihusse. Ja nüüd on nii, et iga Kristuse ihu liige, me oleme oma koha peal, kes, ütleme, võtame nii, nagu seal on, et jalg või käsi, kumb siis kumba õpetama peab, kas käsi jalga või jalg kätt, ei kumbki tegelikult ei pea õpetama, igaüks peab täitma oma rolli. Ja nii nagu pühapäeval tõin nagu selle näite ka, et vahest on niimoodi, et sünnivad need ilma käteta inimesed ja siis nad saavad väga osavalt oma jalgadega hakkama, joonistavad ja riietuvad ja hoolitsevad laste eest ja juhivad autot ja kõike teevad, ütleme, ja siis tehakse nendest videod ja oigu põnev aga üldiselt on niimoodi, et ega me nende videote peale nüüd kõik siis varvastega juhtima ei hakka ja varvastega joonistama ka ei hakka. Sellepärast, et vaata, kui sul on käed ja jalad, me jääme ikkagi, ütleme, oma elu juurde. Sa võid seda nalja pärast proovida, et kuidas oleks. Nagu ütlesin, et vaata, see selline väärastunud moment on nagu tegelikult on selline, et see on hädapärast elu, see on lihtsalt hakkama saamine. Kristuse ihu ei pea absoluutselt nii olema. Ja sellepärast on nii, kõik peab olema omal kohal ja meie tegelikult peame ühe käskusid kuulama ja see on meie issand. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, ma ütlen sedasi, et mõtleme nagu sellele, kui tulevad igasugused üleskutsed ja värgid, issand, kas see on sinu üleskutse või on see mingisuguse ihuliikme üleskutse, kes kuidagi natukese aktiivsem on. Ja sellepärast on see kallid niimoodi, et täiesti julgelt võid usaldada seda, et issand, mis ütleb sulle, seda teed. Ja sellepärast aidaku meid tegelikult Jumal selle koha pealt, et me oleksime kuulekad eelkõige talle. Piiblis on need ilusad lood, kõik piibli ilusad lood on tead kellest, kes olid Jumala tahtes. Noast on ilus lugu, sellepärast ehitas laeva ja Joosepist on ilus lugu, et näed, et ta lõpuks on Egiptuse valitseja, vaat kus see lugu lõpeb tegelikult, eks alguses on nii arusaamatud ja halbu asju, vennad müüvad maha ja alguses seal Joosep nagu suur äraandja ja kaebaja selle oma vendade peale aga ilusad lood on ikkagi lõpuks Joosepist ja Taavetist on ilusad lood ja Moosesest ja Jeesuse õpilastest on ilusad lood ja kõik, ütleme, Rutid ja Estrid ja keda mõtleme, Hannast on ilus lugu, eks, tahtis väga last saada, vaata, nagu rääkisime juba, lihtsalt palus, et saada. Ja väga innukalt palus, tahtis seda õnnistust kätte saada, sai ja sai rohkemgi veel, eks, kui ühe. Ja Jaakop oli selline, kes need õnnistusi tahtis ja oli selline õnnistuse nõudja. Aga ütleme, et ja need on nüüd sellised erilised ilusad lood. Ja nagu me ütleme, et aga muud rahvast on palju rohkem kui need ilusaid lugusid, eks.
ja nüüd on niimoodi, et kallid, me ülejäänud, me sain nagu ilusa pildi selle koha pealt, et me elame selle kõige kõrgema kaitse all ja me oleme nagu omamoodi nagu peidus. Meie lood jäävad võib-olla nagu peitu, meist palju nagu võib-olla ei teatagi, sellepärast et me oleme seal selle kõige kõrgema varju all elamas ja elame tegelikult seda elu, mida Jumal on meile plaaninud ja võib-olla selliseid üleüldiseid lugusid, mida terve maailm teab, nagu meist ei saa. Ja ütleme, et ja ega meie, ma ütlen sedasi ja juhtub niimoodi ka, et kui sa ise ka oma elulugu või nagu lugu kirja ei pane, siis ei tea isegi su lähedased seda ka. Ja sellepärast on see niimoodi, et enamus inimestena meil seda ei viitsigi nagu teha ja pärast on niimoodi, et ei mäleta lapsed ega lapselapsed ka, et kuule, oli küll, aga mis ta ikka päris tegi ja mõtles, ega seda eriti ei teadnud, eks. Ja sellepärast on see nii, et enda suguvõsa jaoks ja võid küll, sest mälestus õigest peab olema õnnistuseks ja seda ei pea ka mitte häbenema ja neid asju tegelikult võib püüda edasi anda. Aga sellele tuleb ka, võiks ütelda, nagu õigel ajal mõelda, et seda jõuaks ka veel siis nagu teha. Nii et selline asi. Aga enamuses, ütleme, me oleme suhteliselt nagu, kuidas ütelda siin sellis peidus nagu selle maailma keskel. Aga kui me oleme õige koha peal, siis on tegelikult meil endal hea. Ja täna ma küsingi, kas sul on hea? Kas sellises mõttes, kas sa tunned, et sa oled varustatud ja sa oled hoolitsetud ja sellepärast, ja vaata, kui sa oled õige koha peal, siis on ka teistel on tegelikult hea. Sest et vaata, kui sina oled nagu selles Jumala tahtes, siis sa oled nagu väärtus selle maailma jaoks. Andrei Zapovalov just ütles, et et tegelikult Jumal ootab meie käest seda, et meie oleksime väärtuseks siin selles maailmas. Ja teate, kuidas me nendeks väärtusteks oleme? See ilmutus, mida sina saad, need ideed, mida sa saad, see luuletus, mida sa saad, see muusika, mida sina saad, on väärtus selle maailma jaoks. Ja sellepärast, et vaata, mitte kellegi teise kaudu ei anta. Ja sellepärast me teame, et osad on need Bachid ja Beethovenid, me teame nimede järgi ja osad muusikat tunneme ära, sest nendele anti see muusika. Ja teised võivad natuke järgi ahvida, aga tegelikkuses oli, vaata, see rikkus tuli kellegi kaudu, kellele seda anti. Ja sellepärast on see nii, et vaata, meie oleme selle maailma rikkuseks lihtsalt selle kaudu, nende ideede ja nende asjade kaudu, mida meie oskame teha. Ja vahet see ei ole, mis asi see on, teed sa käsitööd või mis iganes, Jumala jaoks on kõik tegelikult on hinnas, mida me iganes nagu teeme ja sellepärast on see nii, et mida tema meile ilmutab ja sellepärast on nii, et ära mõtle tegelikult tühiselt nagu nende asjade peale, mida Jumal sulle tegelikult nagu annab. Nagu öeldakse sedasi, et selle maailma niisuguste rikaste ja suurte asjad paljudel on tulnud just niisuguste piltide ja ilmutuste kaudu, mida nad on tegema hakanud. Kuni seal ütleme, et kas või Mendelejevi tabel või värk, et unes saad ja paned selle süsteemi nagu kirja, et nii käib. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et me vahest nagu lihtsalt alahindame seda, mida Jumal meie kaudu annab ja mõtleme, et see on nii tühine, et kas selle nagu mingisugust mõtet on. Teate, kõik, mis tuleb Jumala käest, seda tuleb väga hinnata tegelikult. Sest et vaata, kui see on Jumala kingitus, ta annab meile ja me ei pea häbenema seda, mida meile nagu antakse. Ja sellepärast aidaku lihtsalt Jumal meid, et me nagu julgeksime sellega esile tulla. Ja sellepärast on see niimoodi, et ütleme, et enamus oleme siin vanemad inimesed, keda räägin, aga nooremad võtke eriti nagu sellest nagu kinni. Et vaata, et oma elus nagu seda ära kasutada, sellepärast et vaata, tuleb olla nagu valvel nagu nende asjade pärast. Joosepi, ütleme, Vana-testamendi Joosepi positsioon oli tegelikult Egiptuse õnnistus ja teiste rahvaste õnnistus ka. Kas või nälja ajal, et kõik said leiba ja Egiptus sai veel kõik varandusega kokku, see oli nii tähtis. Ja lõpuks oli Joosep tegelikult oma pere õnnistus ka. Keegi kunagi ütles sedasi, et sündis perre üks tütar veel, seal oli juba peres lapsi küll, aga sündis veel ja siis see pere ütles sedasi, et see sündis leivakotiga. Et vaata, selle kaudu tuli üks nagu eriline õnnistus tegelikult tuli perre. Ja kes nagu hilisema see sündis, oli kogu perele tegelikult oli õnnistus. Joosepi endal viimane oli kogu pere õnnistus. Ütleme, et tellis terve oma pere, kõik oma vennad ja isa ja tulge kõik sinna Kooseneisse ja hakata elama, niikuinii seal mujal on kehva praegusel hetkel ja mis terve rahvas sündis selle tõttu. See oli tegelikult Jumala plaan. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et vaata, ja see sünnib niimoodi, vaata, et sellel hetkel
ja vaata, kui see Joosep sünnib ja seal ära maha müüakse, tehakse, keegi ei mõtle neid suuri mõtteid, mingid unenäod olid, hea küll, unista seal. aga põhimõtteliselt on niimoodi, et kallid, täna ka sünnivad jumala suured asjad niimoodi, et me tagantjärgi mõistame, et tänane õhtu oli suur õhtu, et me rääkisime nendest asjadest. sellepärast oligi suur õhtu, sest et täna jumal püüdis nagu midagi ütelda. ja ma mõtlen sedasi, kui mõni julgeb ära abielluda, see on suur asi tegelikult, sest et kui see jääb tegemata, ma olen küll näinud neid üle 80 käivad, et kuule, et vaata veel, et teeme kaupa, et kas ta tuleks mulle veel. Tead, ja noh, ei lähe see üle, see tahtmine, tead. ja sellepärast ei ole mõtet jantida nende asjadega. ja sellepärast on niimoodi, et täna on tegelikult on suur ja võimas tegelikult julgustus Jumala poolt selle koha pealt, et elada tuleb. ja sellepärast on niimoodi, et võib-olla tõmmati pidurit nende olukordade tõttu ja noh, et me ootame nüüd nagu mingisuguseid paremaid aegasid. ei, täna on tegelikult väga hea aeg. praegu tuleb tegelikult elada. ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna saame seda julgustust. ja nüüd on niimoodi, et nüüd tulen selle elu võib-olla selle niisuguse varjukülje juurde. teate, kui me oleme Jumala lapsed, ütlesin, et oleme need leivipojad, väga tore, aga kui me oleme siin Jumala rahva keskel, siis on see selline lugu, et me võime saada ka sellise tagakiusu osaliseks. ja see tagakius võib olla, ütleme, selline ja mittemõistmine ja kuidas ütelda, üldse niisugune tõugatud. nüüd mõtleme kõik. no kes on olnud tõugatud, kes on olnud lapsega tõugatud, võib-olla perekonnas oled tõugatud, natukese peetakse sind niisuguseks, et no teised on paremad ja sa oled niisugune, tead, eks. ja saad neid müksusid ja värkisid võib-olla ja siis on see selline noh, ütleme, et oled sellises olukorras, jäta see praegu meelde, et oled nagu selline, siin ilmas nagu selline, et noh, lähed lasteaeda, naerdakse su üle või lähed kooli, tead, või oled selline natukene nagu mõnitatud selle tõttu ja eriti noh, ütleme, selle Jumalaga koos võid seda saada või oled töö juures, oled selline või noh, ütleme, neid variante on tegelikult väga palju. aga tead, ma täna ütlen sulle sedasi, kes sa neid müksusid saad, sa oled tegelikult Jumala valiku all. sind treenitakse ja teist ei treenita. Joosepit müksati, visati täitsa müüdi maha, et saaks valitsejaks. Siis samamoodi me näeme sedasi, et Taaveti, need, kuidas ütelda, need suured peres on samasugune lugu, et ei mõista isa, ei kutsu lauda ka, kui tead, ütleme, seal Samuel tuleb, sellepärast et ei arvatud, et seda poissi oleks vaja. ja ei mõista teda vennad, kui ta läheb lahinguväljale, ei mõista teda naine, see Miikal seal sellel hetkel, kui ta seal Jumala eest tantsib, tead, ja ei, vaata, kui palju mittemõistmist tegelikult võis olla. ja sa oled siin, aga sa oled suure kutsumise all. ja sellepärast, kallid, kõik need tõugatud ja noh, ütleme, tõukajad ka teate seda, et keda tõukate? Suuri tegelikult tõukate. ja sellepärast, et sa teed seda võib-olla nagu noh, teadmata, ja sellepärast, et isa ei oleks tõuganud oma Taavetit nii kergelt kuidagi, et ole seal karjas, ära tulegi söögilauda, et kui meil külaline tuli praegusel hetkel, et sind vahet ei olegi vaja, tead. ei, ta ei teinud seda teadlikult, kui ta teaks, et Taavetist saab kuningas, aga ta tegelikult kasvatas seda kuningast seal karjasena, seal karjas. Alateadlikult ja sellepärast on see niimoodi, et vanemad ka, kes me vahest mööda paneme, ja see on nagu meie lohutus on ka niimoodi, et Jumal vahest lubab meil olla niisugused põikpead. Ülempreester ütleb, et parem on üks sureb rahva eest ja laseb Jeesuse risti lüüa ja meie pääste sündis siin selles maailmas. Oli ikka põikpea küll, et ei tundnud Jeesust ära, oled ise ülempreester. Aga tegelikult on niimoodi, et sa olid Jumala plaanides oma pimedusega, oma rumalusega ja see Jumala plaan pidi tegelikult ikkagi nagu sündima. Ja sellepärast on see nii, et ja nagu ütlesin, et Joosepit mitu korda. Joosepi nad ei mõista, ei tunne, teda ei saa aru. Ja teate, kallid, ei tunta meid ära, tead millal? Ütleme, et Andrei Zapovalov, kuulasin ühte ta jutlust, ütles, et kontorisse tuli üks endine tema tuttav, kellel oli ennem kõik hästi läinud, kõik oma ärid ja värgid ja siis oli maha joonud ja siis oli nii põhja läinud ja pärast talle öeldakse, et kuule, et see on ju see, tead, sest nad ei tundnud ära selle allakäigu tõttu teda, sest oli nii, et nii muutunud oli, ütleme, allakäiguredelil inimene muutub ka väga vahest, eks. Ja siis, aga kallid, ka üleskäiguredelil võib juhtuda nii, et sind ära ei tunta. Kui Joosepi vennad lähevad Egiptusesse, nad oma venda ära ei tunne, sest ta oli nii kõrgele tõusnud. Ja ta oli nii ilusasti riides ja ta oli nii teistsugune, et ei tee, mis sa tahad, et ära ei tunne. Ja sellepärast on see nii, et ega allakäik ja üleskäik on mõlemad sellised, et võib juhtuda nii, et sind nagu ära ei tunta. Aga Jumal ei unusta sind mitte kunagi tegelikult ja sellepärast kiitus Jumalale, et nii ta on.
ja võta seda, kallid müksatud, kõik, kes te olete olnud elus ja kes te praegusel hetkel mükse saate te siin koguduses õdede ja vendade käest või saate te kus tahes või saad sa tööl või saad sa koolis või saad sa lasteaias, sind treenitakse ja sind treenitakse tegelikult hoopis tugevamaks praegusel hetkel. Täna siia autos sõites viimasel hetkel just, no abikaasa täna kuulas niisuguseid lugusid, et kuidas kristlased kannatavad seal Põhja-Koreas ja erinevates riikides ja kohtades selliseid lugusid lihtsalt ja tuletas meelde, et oma lapsepõlv ka, tagage ju usu pärast, oled usklik seal koolis ja mõnitatakse ja naertakse ja tegelikult me ise mõtlesime, tänu Jumalale, aga see oli see meie kasvukeskkond, kus meid tegelikult tugevaks tehti. Kui oli, ümbrus oli nii, et Jumalat ei ole, ka Karin käis kosmoses, ei näinud ja kõik oli selline, niisugune, et täiesti julmalt pandi lihtsalt, väga lihtsalt paika, et Jumalat ei ole, elati selliselt, aga kallid, see oli tegelikult see aeg, kus tegelikult meie tugevust treeniti siin selles maailmas. Ja sellepärast nii see on, et ära arva sedasi, et sulle sünnib midagi nagu rohkemat, mida sa ei suuda kanda. Ja nüüd ongi niimoodi, et apostel Peetruse sõnad tulevad siin appi ja see on 1. Peetruse 4. peatüki salmid 12 ja 13 loen siia vahele. Sest et seal ta räägib sellest tulekuumusest, mis meile võib osaks saada. Ära pane seda imeks. 12-13 ütlesin, jah. Ja armsad, ärge võõrastage enestest tulekuumust, millega teid pannakse proovile, nii nagu sünniks teile midagi võõrast, vaid rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse kannatuste osalised, võite rõõmuga hõisata ka tema kirkuse ilmumisel. Ja sellepärast on nii, et kõik see, mis meile osaks saab ja mida Jumal lubab, see tegelikult on treeninguks meile. Ja nüüd on, ütleme, et rääkisin sellistest inimeste vahelistest suhetest, aga kallid, see puudutab riiki ja rahvaid ka. Ja see puudutab riike ja rahvaid ka, eks me oleme ka üksteise nagu need kasvatajaid ja üksteise ärritajaid. Ja isegi väike koer võib karu üles ajada. Ja sellepärast on see niimoodi, et ajad ka talveõnnest üles ja hull küll tegelikult see lugu. Ja sellepärast on see nii, et me riikide ja rahvastena oleme samamoodi tegelikult üksteisele. Me näeme, kuidas Jumal tarvitab, täna sinna palju riikide ja rahvaste vahele ei lähe, rohkem jään nagu selle isikliku elu juurde, mis on. Aga see mõte tuli siia vahele ka. Nii et nii ta on. Ja praegu on see aeg, kus tegelikult riigid väga üksteist purevad. Sellist, ütleme sellist nii aktiivset aega, kus ütleme niimoodi üksteisel nagu kallal ollakse ja kuidas kõiki jälgitakse, et kes kuidas ütles või kes kuidas mõtles, niisugust pole nagu vahepeal olnud, sest et kui oli ka rahulikumaid aegu. Küllap tuleb jälle rahulikumaid aegu, aga praegu on nii. Ja ajalugu näitab, et on igasuguseid aegu, on need, kus on sõjad ja kus on jälle aeg ka rahul ja sellepärast kiitus Jumalale, et nii ta on. Aga tänane see selline sõnum on väga tähtis see, et me teeksime kindlaks oma kutsumise valiku ja sellepärast on niimoodi ja seda me teiste pealt vaadata ei saa, sest et sinul ei ole, kuidas ütelda, mitte mingisugust, ütleme, eeskuju kuskilt võtta. Meie eeskujuks on ainult Jeesus. Vaata, Jeesus on nii hea eeskuju. Ma usun sedasi, et sa ei ole kade, et Jeesus on patuta ja Jeesus on nii püha ja mitte nii kadedaks, et sa nii püha ja puhas oled. Tead, aga kui sa õe ja venna peale vaatad, siis sul tekib selline kuule, et umbes, et ma tahaks ka nagu sääne olla võib-olla. Aga teate, kallid, me ei pea üldse võrdlema, see on viimane asi, millega me peame tegema, sellest, et Jumal ei ole meile mitte ühtegi inimest võrdluseks pannud. Ja sellepärast on see niimoodi, et me kõik lapsed, kes sünnivad perre, nad ei ole võrreldavad, sellepärast ei ole teist, oleks tal teine keegi samasugune, isegi kaksikud ei ole võrreldavad ja sellepärast on see nii, et sellest me peame üle saama, me alati ei oska, hakkame võrdlema, aga tegelikult see on väga vale ja ohtlik asi. Ja meie asi on, mida teha? Me jookseme kannatlusega meile määratud võidujooksu, vaatame oma usu alustajale, täidesaatjale Jeesusele, ei lase ennast raja pealt ära tõmmata, ja sest et vaata, minul on olnud, ma olen seda mitu korda rääkinud, ütlen täna õhtu ka veel, minule isiklikult on olnud Neemia raamat tohutu kinnitus. Et Neemiale anti selline lühiajaline ülesanne, mida ta pidi selle müüri ehitama ja väravad ette panema, seal korda tegema. Ja kõik need, ütleme, need proovid, et kuidas seda sealt töö juurest ära saada, et see töö poolele jääks ja küll nõupidamised ja asjad ja hirmutamised ja kõik, mis iganes olid, see oli tegelikult minule selline eeskuju tegelikult, et püsida nagu selle asja juures, mille juurde on Jumal kutsunud. Ma lihtsalt küsin Jumal, mis ma pean tegema? Teised ei saa kõik sellest asjast arugi, et ma lihtsalt selle pärast pean püsima, sellepärast lihtsalt ütleb, et sa ei pea mitte kuskile mujal palju käima ega midagi tegema, et pisut on, mida ma sul mujal kuskil luban üldse olla ja käia. Ja sellepärast nii on, et me peame nagu mõistma sedasi, mida Issand meile endale räägib. Sest kindlaks jäädes sa täidad oma elu ülesande
ja jumal ei ole plaaninud, et sinu eluülesanne pooleli jääb. no Moosesel juhtus lõpuks, et näed, ikka tõotatud maale ei viinud, sellepärast et eksis seal lõpuks, eks. aga issand tegelikult tahab, et me täidaksime oma eluülesande, nii kui Paulus ütleb, et ma olen jooksu lõpetanud, et oled ikkagi niimoodi, et said hakkama sellega ja sellepärast, kallid, kõik on, jumal on kutsunud selle koha pealt. jumal on kutsunud tegelikult, ütleme, ka olen sain edasi ka, et ka abielude koha pealt osad kardavad, et ei tea, kuidas seal abieluga läheb. aga abielu tuleb ka lõpetada. et see ka ei ole plaanitud, et seda pooleli jätta, absoluutselt ei ole nagu seda, kuskil ei ole nagu mõeldud nagu sedapidi. ja kõik ehitamised, värgid, kõik on tegelikult, issanda poolt on nagu selliselt plaanitud ja mõeldud. ja nüüd lõpetuseks ütlen nii, keda kuulata? Jeesust. Kuhu vaadata? Jeesusele. Keda järgida? Jeesust. Kellelt õppida? Jeesuselt. Kelles koht leida? Ikka Jeesuses. ja sellepärast, kallid, nii see on, et osad on sellised paiksemad, ütleme, et kui tuli mul see pilt veel silmad ette, näiteks ma ise olen küllaltki paikne siin olnud ja olen juba ka siin koguduseski nii kaua aastaid olnud ja juba lapsena olin juba seal, 7 aastat ennem juba käisin siin ja pärast nüüd, kui olen siin nagu siis karjasena ka siin olnud ja seesamas oli mu isa oli niisugune rändav, aga tal oli prohveteeritud samamoodi, et oled järjest kolimas ja see nende elus täpselt niimoodi ka oli. ja sellepärast, kallid, nii see on, igaühel on oma kutsumus ja sellepärast on see nii, et me peame tegema kindlaks selle kutsumuse valiku ja sellepärast ja me ei pea lihtsalt ise neid eesmärke ja plaane seadma ja sest seda teeb tegelikult meie issand, tema on meie pea ja kui sa püsid temas, nii sa kannad palju vilja, amen. Halleluuja, enam-vähem suutsin nii, et palju muud juttu ei rääkinud, natukene, aga ma usun, et jumal annab andeks, aga tõuseme püsti ja palvetame. Halleluuja, isa, me täname sind, et me tohime praegusel hetkel olla sinu ees ja isa, ma palun praegusel hetkel, et see, mida sina tahtsid rääkida, jäägu see sinu vaimu läbi nendele inimestele õnnistuseks. ja see, mida mina lihtsalt juurde nagu rääkisin, jumal, kadugu see mälust ära ja ärgu olgu see segamas, lihtsalt palume, jumal, praegusel hetkel sinu armu. isa, ma tänan sind, et tohin lihtsalt praegu paluda seda, et me oleksime need, kes me alati tegelikult kuuleme sinu häält, kuuletume sulle ja siis ka teeme oma sammusid. isa, ma palun sedasi, et mitte Toivo jutu peale inimesed ei teeks oma sammusid, vaid selle sõna peale, mida nad sinult saavad, et nad teeksid. mida on vaja veel sellel aastal teha, isa, me palume seda, et need asjad saaksid tehtud ja isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. me täname sind, issand, et sina meid armastad ja sul on meiega igavesed plaanid. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle, me täname sind, Jumal, et see on nii suur mõelda selle peale, et Jumal, miks sul meid üldse vaja on? sa oled ju ise see, kes sa kõigega hakkama saad, sul on kõik võimalik, aga ikkagi sa tahad meid. isa, kiitus ja tänu sulle ja isa, me täname sind, et me võime lihtsalt rõõmu tunda, et sina meid armastad. Amen.